Käib seal intensiivne rehvide soojendamine. No päike näitab ka vahelduseks ennast natukene. Ja nüüd seal erilist kavaldamist seni pole olnud, aga võtab hästi järsult Lotsmelis selle hoo maha ennem viimast kurvi vabandust. Ja hea, et keegi seal otseselt kellelegi tagant sisse ei sõitnud. No nii kogenud sõitjatega on tegemist, et tavaliselt see tähelepanu on üsna keskendunud seal. Ja start on nüüd antud. Devin Sagadi seal püüab hoida kui positsiooni kui number 411 meil Toomas Pirstins võttis väga laia poogna ja vajus seal sõitjate rivis üsna taha, sellepärast et mustale raja osale ta sattus. Ja samal ajal Lotsmelis siis on liider, teisel kohal on number 444 Devin Sagadi. Ja Sagadi selja taga, kas oli Edgars Viltsants, igades ootame ära. Kui nad jõuavad uuesti vaate välja ja Ragnar Veerus paistab seal ka. Kas on 4. kohal äkki või? Lotsmeli sees, siis on Sagadi. Viltsants on 3. kohal, 4. kohal Ragnar Veerus, 5. on tõusnud Mattias Ringberg, number 1, kes on siis selle Open klassi kiirem, nii et esimesed 4 on kõik TD2 klassist, siis järgmised kohtadel 5 kuni 10 on kõik TD2 Open klassi sõitjad. Aga Ragnar Veerus siis paistab, et võtab nüüd sihikule Edgars Viltsantsi, samal ajal esimesed 2 pikalt eest ära. Ja Veerusel tuleb nüüd küll kibe kähku mööda saada Viltsantsist. Viltsants juba katab siin ennem esimest kurvi. Nüüd lähenevad teisele kurvile. Viltsants venitab kardi laiaks, ei saa mööda Ragnar Veerus. Ja tuleb seal punti ka Mattias Ringberg, kellel nendega otseselt asja ei ole. Aga väga lähedal talle on Viktor Gorjainov, nii et ei saa siin väga magada ka Mattias Ringberg, nii et temal on oma asi ajada siin ja kui jäävad need 2 lätlane ja eestlane talle jalgu, küll ta siis ka mööda sõidab või proovib vähemalt sõita, et oma positsiooni parandada. Aga nüüd läheb Ragnar Veerus möödasõidule, vormistab ära ka selle möödasõidu ja Mattias Ringbergi saab mööda Viltsantsist ja lööb kiilu vahele nii-öelda ja nüüd on Viltsantsi selja taga omakorda siis Viktor Gorjainov, aga Viktor Gorjainovil ei ole Viltsantsiga asja. Viltsants loomulikult ei taha kedagi rohkem mööda lasta, sellepärast et kaob siis vaateväljast ära neil. Temal õigemini Ragnar Veerus, aga Gorjainovil on hädasti vaja mööda saada Viltsantsist praegu selleks, et otseselt võidelda ratas võidu eest Mattias Ringbergiga. Ja nüüd Devin Sagadi sõitis eelmisel ringil kiirema ringi, Patrik Stoels Lotsmelist püüab ta ja Ragnar Veerus vabas vees esimesel ringil teeb võistluste kiirema ringi 34,544. Tema ringi aeg kaotab ta praegu liidrile 1,41 sekundit ja Devin Sagadist jääb maha 1,1 sekundit. Mattias Ringberg hoiab seda 4. kohta rajal ja oma liidripositsiooni siis TD2 Open klassis. Viltsants tema selja taga sõitis eelmisel ringil oma kiirema ringi, aga oli Ringbergist 0,2 sekundit aeglasem. Samal ajal siis Ragnar Veerus liidrist 0,2 sekundit kiirem ja Devin Sagadist 0,1 sekundit kiirem. Devin Sagadi sõidab jälle oma parima ringi, Ragnar Veerus sõidab üldse parima ringi. Ragnar Veerus peaaegu 0,3 sekundit kiirem kui liider Patrik Stoels Lotsmelis. Vahe on nüüd 1,1 sekundit, kui see oli 1,4 sekundit. Nii et selles mõttes marulises tempos mõningas mõttes püüab praegu Ragnar Veerus ees sõitjaid. Ja Devin Sagadi eelmisel ringil oli kübeke kiirem kui liider, aga praegu paistab, et hakkab pudenema sellest tempost. 0,2 sekundit oli ajavutu joonel nende ajaline vahe Lotsmelisel ja Sagadil. Nüüd on see 0,4. Ja Lotsmelis sõidab oma kiirema ringi. Oli kiirem kui Sagadi, aga Veerusest oli ta kiirem. Samal ajal Ringberg sõidab oma kiirema ringi, Viltsants oma, Gorjainov, kes on oma klassi teine, rajal 6. On seal Viltsantsil tihedalt sabas 4. kurvi nad sisenevad praegu. Siis on natukene tühja maad ja tuleb number 77 Oskar Raud, kes on 3. Open klassis. Open klassi 4. on number 16 Alex Timm. 5. on number 411 Toomas Pirstins, kes sõidab Rotax Max TD2 klassis siis. Ragnar Veerus sõidab järjekordse kiirema ringi ja on oluliselt kiirem kui Devin Sagadi. Devin Sagadile tegi ta silmad ette 0,45 sekundiga eelmisel ringil ja Devin Sagadi on tal praegu seal risuks jalus nii-öelda
kindlasti tema oma mõttes tahaks ruttu Devin Sagadist mööda saada selleks, et Lotsmelisele järgi jõuda. Sõita jääb veel 9 minutit 28 sekundit pluss 2 ringi. Nii et sõita veel on. Ragnar Veerus praegu möödasõidule ei lähe. Kas jätab selle esimese kurvi hoolde või proovib teises kurvis mööda saada. Igatahes Devin Sagadi teeb oma tööd. Ja praegu Ragnar Veerus äsja lõppenud ringil oli 2000 aeglasem kui liider Lotsmelis. Nii et nii palju segab teda siis ees praegu Devin Sagadi ja nüüd 5. kurvile lähenetakse. Möödasõidule praegu Ragnar Veerus ei lähe, aga käbedalt oleks tal vaja mööda sõita. Sõita jääb veel ajaliselt 8 minutit 50 sekundit pluss 2 ringi. Lotsmelis tuleb. Sõidab oma parima ringi aja. Devin Sagadi teeb oma parima ringi aja. Ragnar Veerus istub seal ja nüüd läheb möödasõidul Ragnar Veerus. Pressib ennast kõrvale. Sagadi erilisi takistusi ei tee. Laseb suhteliselt rahumeelselt minna Ragnar Veerusel. Ja siis Mattias Ringberg on seal Edgars Viltsantsi ees. Viltsants on selline kotlett seal praegu 2 TD2 Openi vahel. Viktor Gorjainov siis vajab kangesti seda, et Viltsants sealt vahelt pealt ära kaoks, kas siis sõidab mööda ees olevast Ringbergist või saab tema Viltsantsist mööda. Patrik Stoets Lotsmelis sõidab jällegi oma kiirema ringi. Ragnar Veerus koos möödasõiduga jäi 0,12 sekundit maha lätlasest eelmisel ringil. Nii et nüüd on siis esimene ring, kus ta on päris vabas vees ja haukab siin Raepervelt natukene tolmu vist, kas see oli nüüd number 447 Martin Pertel, aga võib-olla oli ka ennem teda, vist siiski mitte keegi. Ja nüüd on sõidetud üks puhas ring Ragnar Veerusel ja Veerus võtab 6 sajandikku tagasi Lotsmeliselt. Veab endaga kaasa siis ka Devin Sagadit. Mõlemad kahekesi olid natukene kiiremad kui Lotsmelis. Sõita veel 7 minutit 15 sekundit pluss 2 ringi. Ja nüüd Mattias Ringberg on seal Edgars Viltsantsi ees ja siin taga numbrid 77. Ja kas Elmar Mikkelsons ja Oskar Raud seal omavahel pusivad. Ragnar Veerus sekundi kaugusel liidrist. Nii et tasapisi riburada pidi tuleb järgi liidrile, aga see on küll selliste kukesammudega praegu see Ragnar Veeruse edenemine või lähenemine liidrile. Sõita veel 6 minutit 35 sekundit pluss 2 ringi. Devin Sagadi sõidab oma kiirema ringi, sellest hoolimata libiseb Ragnar Veerus tal eest ära ja Veerus püüab. Tasapisi püüab Patrik Stoets Lotsmelist, aga ka Sagadi võtab järgi. Lotsmelisel mitte Veerusele, Veerus siiski läheb eest ära ja samal ajal Mattias Ringberg on oma klassi esimene, rajal on ta 4. praegu, Edgars Viltsants oma klassi 4. Rajal 5. kurvis nad seal praegu on. Number 1 Ringberg ees ja siis Viltsants tema järel, aga ei püsi päriselt tempos. Viktor Gorjainov eelmisel ringil oli küll enam-vähem sama ringaeg kui Edgars Viltsantsil, aga nüüd siis Viltsants läheb möödasõidule ja laseb tal ka minna nüüd või kas laseb minna. Ringberg võtab tihedalt kannule ja Ragnar Veerus. No kümnendiku haaval. Iga ring napsab jälle kümnendiku maha sellest edumaast, mis Lotsmelisel on. See vahemaa on nüüd 0,79 sekundit. Sõita veel 5 minutit 25 sekundit pluss 2 ringi. Esikolmik läinud. Vahe on alla 0,7 sekundi nüüd. Siis tuleb see kolmik Edgars Viltsants, Mattias Ringberg, Viktor Gorjainov. Ja Gorjainov nüüd on lähenenud Mattias Ringbergile. Nemad võitlevad TD2 Open klassi võidu eest. Siin numbrid 21 ja 77, Rando Kleiman on Open klassi 5 ja Oskar Raud number 77 Open klassi 6, nii et otsene mees mehe vastu võitlus siin käib. Ja Raud praegu püüab siin nina vahele panna 4. kurvis. Saab nina vahele, saab ka mööda, kas tõuseb? Ai, saadab põllule konkurendi.
ja tuleb küll õiges kohas rajale jälle tagasi uuesti. Nii et Rando Kleiman siin 5. kurvis vaevu rooma mööda rajale, nii et kaotas ohtralt ajaliselt ja distantsiliselt konkurendile, kui sõita jääb veel 4 minutit 25 sekundit pluss 2 ringi. Ja Ragnar Veerus on poole sekundi kaugusel Patrick Stohels Lootsmellisest. Eelmisel ringil võttis 20 tagasi. Nüüd jälle 10 maha viilitud sellest vahemast. Nii et sedasi vaikselt Ragnar Veerus läheneb. Ja tulevad jälle liidrid. Siin nad meil on. Vahe on alla 0,3 sekundi, 0,27 sekundit. Sisuliselt 0,2 sekundit võttis tagasi eelmisel ringil Ragnar Veerus. Ja nüüd ta hingab juba lätlasele kuklasse. Sõita veel 3 minutit 20 sekundit pluss 2 ringi. Aega on selleks, et möödasõitu planeerida ja see ka teoks teha. Ja nüüd Lootsmellis on tal selgelt sihikul, kas nüüd? Ei. Ootab ja võtab ilusasti kõrvale seal praegu number 21 Rando Kleiman. Ragnar Veerus ei lähe esialgu mitte proovimagi seda möödasõitu, jälgib lihtsalt, mida Lootsmellis ees teeb. Ja Lootsmellis nüüd ilmselgelt võtab kogu aeg selliseid katvaid trajektoori sellistes võtmerajalõikudes, 2. kurvis, 4. kurvis. Ja kindlasti ka viimasesse kurvi sisenedes pidurdusmaa peal püüab ta võimalikult laiaks oma kardi venitada. Ja hoiab Ragnar Veerus ennast seal sabas. 2 minutit 30 sekundit pluss 2 ringi veel. Ja nüüd ei. Hetkeks mõtles, aga ümber mõtles. Tundus niimoodi, et Ragnar Veerus läheb mööda sõidule enam 2 kurvi, aga siiski mitte. Nüüd see 4. kurv. Nüüd pistab noka vahele, kerge müks kõrvale ja oligi Lootsmellis jalust läinud. Nüüd on tarvis oma tempos edasi sõita, mitte katta. Keskenduda puhtalt oma sõidule, oma tempole. Kui siin läksid meist mööda Mart-Martin Pertel ja Oskar Raud. Pertel on 6. TD2 klassis, TD2 Open klassis, Oskar Raud 5. Nii et neil omavahel seal midagi jagada ei ole. Ja lasigi Pertel ilmselt seetõttu konkurendi üsna rahulikult endast mööda. Nüüd aga Ragnar Veerus siis mööda saanud, ajavõtujoonel oli nende vahe Lootsmellisega 0,18 sekundit. 4. korvist paistis niimoodi, et välja kiirendus oli natukene parem siin Ragnar Veerusel. 1,5 minutit pluss 2 ringi jääb veel sõita. Ja Ragnar Veerus seda edumaad praegu hoiab. Ajavõtujoon saab ületatud nüüd, vahe 0,19 sekundit. Ja vaatab selja taha Ragnar Veerus, kus kohas on Lootsmellis, kus konkurent istub ja vahe on päris mitu kardi pikkust, nii et selles mõttes ei pea üldse katvat trajektoori siin harrastama, vastupidi, ongi tark võib-olla sõita mööda ideaali selleks, et kiirus oleks maksimaalselt üleval. –50 sekundit pluss 2 ringi veel, mis ilmselt tähendab seda, et 4 ringi jääb veel sõita. Veel 4 ringi, kui Lootsmellis haukab natukene teepervelt lisa. Vasakpoolsed rattad kergelt mustad, see kindlasti tempot sutsu langetab ja ongi langetanud. On siis Veerus nüüd saanud rohkem veel hingamisruumi. Ja Veerus viimastel ringidel näidanud aega kogu aeg kuskil 34.4, kui tema parim ringi aeg on võtnud aega 34.1. Ja nüüd paistab niimoodi, et vahe hakkab kärisema. Läheb Veerus eest ära. 34.3 tema ringi aeg, Patrick Stohels Lootsmellisel 34.5, Devin Sagadil 34.6, Edgar Vilsants 34.7. Viimased 3 ringi on käimas või 2,5, kuidas soovite. Ja vahe kasvab meie poisi kasuks. Ragnar Veerus sõidab Patrick Stohels Lootsmellisel aeglaselt, aga kindlalt eest ära.
algab eelviimane ring, 2 ringi veel. 2 viimast ringi on alanud, vahe on 0,71 sekundit. Eelmisel ringil oli praktiliselt 20 kiirem Ragnar Veerus lätlasest. Devin Sagadi eelmisel ringil veidikene 2 sajandikku aeglasem kui Lootsmelis. Sagadi siis kindel 3. Nende selja taga 4. kohal Edgars Viltsants number 477. Mattias Ringberg oma klassi esimene jätkuvalt 1,28 sekundit jääb temast maha number 35 Viktor Gorjainov. Ja läksid liidrid viimasele ringile. Ragnar Veerus ees, Patrik Snoels Lootsmelis tema järel. 0,76 sekundit on ajaline vahe. Ja riburada pidi siis kõik võistlejad lähevad nüüd viimasele ringile. Viktor Gorjainov, tema sabas siis Toomas Pirstins. Pirstins on TD2 klassi 5. Siit läheb number 16 Alex Timm, kes on TD2 Open klassi 3. Ja näidatakse veel viimastele sõitjatele viimase ringi tahvlit ja võitja on Ragnar Veerus, patsutab küljepontooni väga rahul oma kardiga. Lootsmelis 2, 3. Devin Sagadi, 4. Edgars Viltsants, Mattias Ringberg, Open klassi võitja, Viktor Gorjainov, Open klassi 2, Toomas Pirstins, TD2 klassi 5. Alex Timm tuleb TD2 Open klassi 3. finišisse. Markus Mihkel Kaljuste lõpetab 4. Open klassis. 5. on Oskar Raud. Martin Bertel oma võistlusklassi 6. Ja oma võistlusklassi 6 on ka Elmars Mikkelsons. Rando Kleiman pidi sõidu pooleli jätma ja Johan Vain ei startinud. Kiirem ring jäi siis Ragnar Veeruse nimele 34,155 sekundit, mis tegi keskmiseks kiiruseks 101,5 kilomeetrit tunnis. Jäänud ongi siis tänane viimane start Retro ja Retro N kummaski klassis kahjuks. Vaid üks võistleja. Retro klassi esindajaks on siis number 69 Juhan Ansper ja Aadu Kroon number 4 esindab Retro N klassi.